Mina kasutan päeviku kirjutamist 3 asja jaoks põhiliselt, aga veel väga paljude asjade jaoks. Aga võib öelda, et selleks, et oma loovaid ideid rafineerida ja oma loovust sinna kirja panna ja seal arendada, siis selleks, et oma emotsioone tasakaalustada, neid endast välja saada, neid analüüsida ja ennast niimoodi arendada või nagu emotsionaalselt läbi töötada teemasid. Ja 3. viis, kuidas ma kasutan päeviku kirjutamist, ongi selleks, et enda isiksust teadlikult arendada ja kujundada ja enda elu teadlikult arendada ja kujundada. Mina olen viimastel aastatel veetnud osa jõulupäevadest täiesti üksi ja see ongi mind pannud armastama seda üksindust, pimedust ja vaikust, mida jõulupäevad võimaldavad. E-maile ei tule sisse, kõik inimesed on kusagil oma peredega ja oma tegevuste juures. Minu jaoks see on parim aeg tagasi ja edasi vaadata ja enda sisse vaadata, keskenduda sellele, mille jaoks ei ole aega olnud säravad päikesega suvekuudel või mõnedel muudel kuudel. See on just see aeg, kui väljas ei saa enam midagi teha ja toas saab iseendaga kohtuda. Ja minu jaoks sellised jõulud on olnud hästi mõnusad ja nauditavad. Kas sa oled mõelnud, mis on sinu armastuse keel? Minul pole kass ilma aegu. Minu armastuse keel on puudutused. Või vaata, ma ei pannud ilma aegu raamatu nimeks Hingele pai või kõhule pai. Et see on seotud sellega, mis on mulle tähtis ja mis väljendab seda armastust. Ja mul on päris huvitav, sest mu lapsel kindlalt ei ole puudutus armastuse märk. Ja ta ei lase ennast musitada juba kuskil võib-olla 4-aastasest saadik ja paitada ja igat pidi nunnutada teaga. Aga selle jaoks mul on siis kassja, kes nurrub tingimusteta. Ja siis ma ütlesin ühele sõbrale, et kui ta tahab mulle midagi tuua, siis ta võib mulle lilled tuua. Poisid, ma korra räägin, eks, filmin. Ja siis ma jäin hiljem mõtlema, et ma ütlesin lilled, et justkui oleks minu armastuse keel olnud see teod ja kingitused. Aga tegelikult lilled on minu jaoks nii tavaline, et lihtsalt viitsid too mulle leiba poest kaasa lihtsalt, kui sa lähed. Ma ise kingin vahel sõbrannadele ja kingin endale. Ja järgmine päev teatas mulle kuller, et lilled on kohal. Ja ma pidin kreepsu saama, sellepärast, et see ei ole ma üldse ei tahtnud, et see nii oleks. Ja kui ma jõudsin koju, siis ma vaatasin, et selline kimp oli rõdul. Aga mul oli seal kimpu üle 2 korda hea meel. Paula hästi vaikselt on ju. Ühe korra siis, kui ma sain aru, et see ei ole sellelt sõbralt. Yes. Ja teiseks siis, kui need olid ühelt firmalt lihtsalt koostööpartnerid ja selles mõttes täiesti neutraalne. Aga lilled ei ole minu jaoks selline romantika sümbol. Kell on 6 õhtul ja ma olen 12 tundi ärkvel olnud. Ja see ei ole sellest, et see on mingi unetus või mingi probleem, vaid vastupidi, see on teadlik valik. Minu meelest on hommikul vara ärkamine kõige kiirem tee enesekindluseni, asjade tehtud saamiseni ja sellise mõnusa, magusa rahuldustundeni. Ja mulle kunagi ütles Sandra Vabarna, et hommikul vara ärgata on ainult üks eeldus. Ja sa tead seda tegelikult. See on see, et tuleb varem magama minna, õigel ajal magama minna. Ja ma tean, et ei raatsi ja ei saa ja see on võimatu ja me oleme õhtuinimesed kõik, mina olen ka õhtuinimene. Aga tegelikult see toimib. On küll võimalik minna varem magama ja on võimalik ärgata loomulikult ilma äratuskellata ja asuda hommikul oma kõige tähtsamate asjade kallale. Ja minu hommikurutiinide eelis on see, et ideaalis nad kestavad 2 tundi, aga kõik hommikud ei ole ideaalsed ja siis on võimalik need teha ka
10 minutiga. Ja ma hea meelega jagan sinuga oma hommikurutiine webinari vormis, mis kestab umbes 1 tund. Ja sellele saab ligi siia lingile oma meiliaadressi jättes. Mina olen Merit Raju, ma olen elustiiliettevõtja, kirjanik, ema ja tead, tänu hommikutele, millega ma alustasin tegelikult selle aasta jaanuaris, olen ma valmis saanud oma raamatu esimese mustandi ja selle ka nüüd 1 korra läbi lugenud. Nii et varsti sa kuuled lähemalt sellest, mida ma kirjutan, aga minu jaoks on see selline eduelamus, mida ma saan just tänu hommikutele. Ja see raamat ongi sündinud kõik puhtalt tänu mu hommikutele. Ma olen kindel, et saan sind inspireerida. Ja veel parema jala poole. Ümise samal ajal. Süües kasvab isu ja tegutsedes kasvab enesekindlus. Ma arvan, et sellest jutust, mis ma sulle räägin oma elukogemustest, läheb sinu elus midagi idanema. aastasena ma otsustasin kooli vahetada. Ja mu ema rääkis mulle alles nüüd, et ma olevat talle sellest teatanud kusagil 2 nädalat enne septembri algust. See aga oli hästi suur muutus, sellepärast et see oli hoopis teises linnaosas. Ma pidin hakkama ärkama kell 6, koolitee võttis üle tunni aja ja selles koolis oli õudselt raske. Aga midagi läks just sellest ajast idanema. Ma hakkasin elevusega ärkama. Ma hakkasin rahuga magama ja ma hakkasin isuga elama oma päevi. Ja tegelikult on see ka nüüd 28 aastat hiljem samaks jäänud. Ja ma seostan seda sellega, et ma olen või sain siis oma elu juhi rooli justkui või juhi tooli. Ja ma sain ise määrata, ise otsustada ja ise valida, isegi kui see oli raske. Ja see andis teistsuguse rahuldustunde. Mina olen Merit Raju. Ma korraldan enesearengufestivale, ma kirjutan raamatuid, praegu juba 8. ja sellest ma tahtsingi sulle rääkida. See on praegu sellisel kujul. Läheb homme toimetaja kätte, et siis viimast korda minu juurde jõuda ja siis juba kujundusse minna. Selle pealkiri on Elu uus tase. Tõuse elevusega, ela isuga, maga rahuga. Ja miks siis elu uuele tasemele üldse viia tahta? Ma arvan, et see on selline instinkt tegelikult. Selline elujanu ja paremuse poole püüdlemise instinkt. Ja ma ei mõtle seda moodi paremuse poole püüdlemist, et nagu praegu on halb ja nagu tahaks kuskile sinna või kuskile mujale või õnn on kuskil seal. Pigem on õnn siin ja pigem on uudishimu, mis veel oleks võimalik ja isu elada ja elust osa võtta ja jagada. Ja ma näitan selle raamatu kaant ka. Praegu on see sellisel kujul. Mets on minu element või üldse loodus on minu element. Ja aeg-ajalt tasub lihtsalt sellest elumetsast veidi kõrgemale tõusta, mõlemale poole vaadata ja sellest see raamat ongi. Kuhu, miks ja kuidas sa jõuda tahad. Just sellise elu käsiraamat, mida sa ise endale tahad kujundada. Selleks, et sina tõuseksid ka elevusega, elaksid isuga ja magaksid rahuga. Raamatus on 10 harjutust, mida teha vähemalt aastas korra, et oma elu värskendada ja uuele tasemele viia. Isegi kui sa ei ole iseenda tööandja või sul ei ole üldse aega, siis kui sa oled selle raamatu harjutused kaasa teinud, saad sa täiesti toimivaid nippe, kuidas oma elu uuele tasemele viia.